Meie järgmine esineja on Pärnu haigla anestesioloogia operatiivteenistuse juht. Samuti on ta teinud endale lisaeriala toksikoloogias, mis oli pärast metanoolitragöödiat Eestis ning tänu oma lisaerialale sai ta ka käia rahvusvahelisel missioonil Liibüas, et tegeleda sealse metanooli probleemiga. Ühtlasi on ta käinud humanitaarmissioonidel Indoneesias ja Pakistanis ning täna räägib ta meile humanitaarabi missioonide tulevikust. Austatud auditoorium, head noored, mul on väga meeldiv võimalus olla siin ja rääkida ühest oma niinimetatud hobist juba peaaegu 20 aastat. Nagu juba mind tutvustati, on minu puhul natuke tegemist selle hunt kriimsilma fenomeniga, aga täna räägiksin ma siis natukene enda kogemusest, räägiksin Eesti päästemeeskonna meditsiinirühmast ja siis vaataks natukene ukse vahelt sisse, mis on humanitaarmissioonide tulevik lähiajal eelkõige Euroopa kontekstis, aga ka valitsusväliste organisatsioonide kontekstis. Ma ise olen seotud olnud rahvusvaheliste missioonidega 3 korral. Esimest korda käisin ma 2005. aasta algusest pärast 2004. aasta detsembrikuu maavärinat ja tsunamit Banda Acehis koos Eesti päästemeeskonna meditsiinirühmaga. Sama aasta oktoobrikuus läks Eesti päästemeeskonna meditsiinirühm Batagrammi Pakistanis, kus me töötasime ühe missioonipikkuse ja 2013. aastal oli mul võimalus siis MSF-iga koos Norra kolleegidega olla Liibüas Tripolis pärast seni teada olevat kõige suuremad metanoolitragöödiad, kus oli siis üle 1000 inimese saanud ägeda mürgistuse metanooli joomisest. Eesti päästemeeskonna meditsiinirühm loodi 1997. aastal seoses vajadusega omada meditsiinilist toestust Eesti päästemeeskonna osalemiseks PFP õppusel Islandil 1997. aastal. Ja Eesti päästemeeskonna meditsiinirühm ise on osalenud 3 reaalsel missioonil meeskonnana 2004-2005 detsember-jaanuar Indoneesias, nagu ma juba mainisin, ja 2005 oktoobris Pakistanis ning 2010. aastal olid meie meditsiinimeeskonna eksperdid ka pärast maavärinat ja tsunamit Haitil. Rahvusvahelistel õppustel oleme me üritanud käia vastavalt võimalustele ja oma suutlikkusele, ehk siis Partnership for Peace õppustel Islandil oleme käinud 3 aastal ja 1 aastal Ferganas Usbekistanis, Medcure õppusel Paldiskis ja Klaipedas ja Euroopa Liidu õppustel Uusimaal 2008 ning viimasel ajal on siis Euroopa raames olnud Modex õppused, millest me oleme siis 4 osalenud. Ja viimastel aastatel oleme me leidnud väljundi ka Eesti-siseselt, kus me oleme siis osalenud Kaitseväe suurõppustel kevadistel eelmisel aastal Siilil ja sellel aastal läheme ka Kevadtormile välja siis juba oma välihaiglaga. Natukene on minu ajast pärit see komme, et õppejõud ikkagi kas kohe alguses või vähemalt 3. slaidina näitasid seda, et kust me oleme tulnud ja kuhu me välja jõuame. Kuna meie ajalugu on lühem, siis ma alustan 97. ma ei pea pöörduma eelnevatesse sajanditesse. Et 97. aastal, kui sai loodud toetusrühm päästjatele, siis olid meil meeskonnas õed, parameedikud, anestesioloogid ja infektsionist. 2002. aastal me defineerisime ennast ümber kui triaaživõimekusega meditsiinipunktiks. Õdede arv suurenes, lisandusid kirurg ja pediaater. 2008. aastast oleme me defineerinud ennast kui 4 mooduliga välihaiglat. Meil on olemas arstid, anestesioloogid, üldkirurgid, ortopeedid, gynekoloog, pediaater, infektsionist, erinevad tüüpi õed, erakorralise meditsiiniõed, operatsiooniõed, anestesistid, intensiivraviõed ja lisandunud on peale parameedikutega logistikud. Ja 2015. aastast ehitasime me üle uue planeeringuga ja uut tüüpi 4 mooduliga välihaigla. Põhimõtteliselt on personal jäänud samaks,
on lisandunud meditsiinilogistikud ja meditsiinitehnikud, kuna sellise haigla ülalpidamine nõuab seesmist logistikat ja ka seadmete valmisolekut igal hetkel. Nii, kui nüüd vaadata meie missioone, siis meil on olnud 3 missiooni. Indoneesias, Banda Acehis oli meil 2 rotatsiooni, siin on need rotatsioonid, ja töötasime me siis koos austraallastega ühes erahaiglas ja meie funktsiooniks oli siis seal EMO pidamine. Siin on mõned kaadrid meie EMO-st, see pilt on siis selline, nagu meie selle EMO tegime. Ühel hilisemal slaidil te näete seda, mis oli pilt enne meie saabumist seal EMO-s. Me olime Indoneesias 2 rotatsiooni ehk siis kokku 22 päeva, lisandusid siis sinna mineku ja tagasituleku päevad. Ja kokku käis EMO-st läbi selle perioodi jooksul rohkem kui 400 patsienti. Pakistanis Patagramis oli meil meedikuid 6, lisaks päästjad ja missiooni pikkus oli 16 päeva. Ja seal tagasime siis operatsioonitubade võimakust. Patagramis oli kokku kukkunud kohalik haigla ja meie sinna jõudes esitati mulle küsimus, et kas te suudate operatsioonitoa käivitada. Meie kooslus võimaldas seda, et me võtsime selle riski. Me panime tööle operatsioonitoa. See oli loomulikult välihaigla tingimustes telkides. Ja seal töötasime me ka rahvusvaheliste meeskondadega. Meil käisid läbi kohalikud kirurgid, ortopeedid, MSF-i üldkirurg töötas meiega mingi perioodi ja töötas üks Pakistani naistearst. Ja mis oli kindlasti suur väljakutse, me püstitasime koos kohalikega, kolleegidega Karachist, WHO esindajatega, Save the Childreniga kohaliku välihaigla, mis oli 3-tasandiline. Nii. Siin on EMO tasand, mis oli üles ehitatud siis meie päästjate abil, logistikute abil ja mida pidasid siis kohalikud arstid. See oli operatsiooniblokk, need samad kollane telk, siin on opituba, siin taga on sterilisatsioon, see on sünnitusosakond siin ja siin üleval on siis palatikorpus, mida siis erinevad rahvused jooksid. See on jaapanlaste palatikorpus, see on Save the Childreni palatikorpus ja see peaks olema austraallaste palatikorpus, mida nad siis pidasid. Ja meie tulime ära sealt pärast 1 rotatsiooni 2 nädalat, aga logistikud, kes käisid seal hilisemalt, ütlesid, et see struktuur töötas ka 6 kuud hiljem. Olid küll sisustus natukene vahetunud, aga põhimõtteliselt see välihaigla töötas endiselt. Selles piirkonnas elas enne maavärinat 289 000 inimest. Nende ainus haigla oli kokku kukkunud. Ja siis Haitil, Port-au-Prince'is käis meil 6 inimest, igaüks kuu aega baaslaagri meditsiiniliseks toeks, mis tähendas siis abi osutavate organisatsioonide baaslaagris oli siis meie meedik, kes nõustas ja aitas lahendada meditsiiniküsimusi. Natuke nüüd teisest organisatsioonist, kellega ma olen seotud, ehk siis Arstid ilma piirideta. Arstid ilma piirideta organisatsioon loodi 1971. aastal. Praegu on neil 70 missiooniriiki ja umbes 450 projekti käsil. Meeskonnad on erineva suurusega, mõnes piirkonnas on neil väljas suured välihaiglad, mõned on koostöös kohalikega, missioonid on erinevat tüüpi, on ka näiteks vaktsineerimismissioonid, on ennetusmissioonid. Nad kutsuvad ise, et on nii-öelda erakorralised missioonid, mis on seotud epideemiate suurõnnetustega, aga ka näiteks, nagu ma ütlesin juba, vaktsineerimiskampaaniad ehk väga lai diapasoon. Missioonid on reeglina pikemaajalised, nad ise defineerivad ennast, et nad üldiselt ei taha üle 3 aasta, aga soovitavalt kuni 1 aasta, kuid mõnikord on nad sunnitud olema ka kaua ja see sõltub kõik üleandmisvõimalustest. Aga loomulikult on ka lühemaid missioone pärast looduskatastroofe, ka pärast ebolat. Kui ebola epideemia kuulutati lõppenuks, siis ka missioon iseenesest tuli sealt tagasi. Nende väljamineku aeg on, reageerimisaeg on 48 tundi ja alguses läheb kahjustatud piirkond hindamismeeskond, kes annab hinnangu, mis toimub.
ja vastavalt sellele pannakse siis plaan edasisse tegevuste kohta. Ja lisanduvad puuduvad osad, meeskonnad on alati multirahvuslised, ehk siis ühest riigist ei ole nad kunagi, ja enne projekti toimub riski hindamine ja alati on olemas ohutuse ja turvalisuse plaan, mida aeg-ajalt hinnatakse ümber sõltuvalt siis olukorrast. Millised on need väljakutsed missioonidel, millega me põrkume nagu kokku? Miks ma sellest tahan nagu rääkida, on see sama asi, et kui me tuleme selle humanitaarmissiooninduse juurde, siis seal me näeme natukene seda humanitaarprintsiibi aktsepteerimist. Esimene asi on see, et mitte kunagi sa ei tea, millal sa jõuad kohale, kunas sa jõuad sündmuspaika, mis sul on vaja selleks teha. Siin on nüüd meie kogemustest mõned slaidid. Esimesel slaidil on meie varustus Indoneesias, Indoneesia pealinnas Laos, ootamas lennutransporti Banda Aceh, kuhu me olime suundumas, ja puudus igasugune edasitranspordi võimalus. Varustus oli ladustatud, me pidime ise seda turvama, kuna tegemist oli kallinnaliste meditsiiniseadmetega osaliselt. Ja samamoodi meeskond ootab nüüd Banda Acehi lennujaamas edasise transpordi võimalusi, et minna kokkulepitud kohta. Tihtipeale tuleb leida endal ise transpordivahendid, siin me laeme peale kogu oma varustust Pakistanis, Islamabadis, kus me maandusime, sealt sõitsime me selliste masinatega sõitsime me Patagrammi, see sõit võttis, arvestades teeolusid ja kahjustatud piirkondi, võttis aega 2 ööpäeva, kogu varustuse laadisime ise käsitsi peale ja selleks, et olla sõltumatud, ostsime turu tühjaks pudeli veest, sellepärast, et vee kvaliteet tähendas seal seda, et ülepeal mäel keegi sooritas teatud akti ja all külaelanikud korjasid ämbriga vett, et sellest toitu tegema hakata. Võõras kultuur, erinevad traditsioonid ja kombed. Seda tuleb aktsepteerida ja sellega tuleb kokku puutuda. See pilt on Indoneesiast. Selline pilt avanes meile haigla ümbruses igapäevaselt. Põhjus oli selles, et see piirkond oli see, kus mässulised ja riigivõim omavahel pidasid niinimetatud vabadussõda või iseseisvussõda ja ei olnud haruldased hetked, kus meile toodi sellest lahingust kuulihaavadega raskelt vigastatud või isegi surnukehi. Teine traditsioon on see, et nende traditsiooni järgi ei tohi keegi võõras puudutada surnud isikut pärast seda, kui surm on saabunud. Seda meest, kes on siin surnud, seda me elustasime. Pärast elustamist tuli selle mehe lähedased ja palusid meil jätta kõik sinna paika, edasi toimetasid nad ise. Viisid mehe haigla ukse taha, seal toimusid teatud rituaalid, nad ise filmisid seda. See on see kultuur, mida tuleb seal austada. Kontakti loomine patsientidega keel. Ilus muinasjutt, ma ikkagi armastan seda öelda, ilus muinasjutt on see, et sa lähed kuskile riiki, mille keelt sa ei oska, kõik tervitavad sind ja pakuvad sulle 2 käel tõlke. Tegelikult meie suhtlus Indoneesias nägi välja niimoodi. See mees on siin tõlk, kohalik, kes valgas kohalikku keelt ja rääkis inglise keelt, aga ta oli meil olemas ainult 1 päeva. Selleks, kui me saime aru, et ta läheb meie juurest ära, siis siin seina peal, näete, on olemas Indoneesia ja Eesti sõnaraamat. Me tegime endale sõnaraamatu, et suhelda patsientidega. Perapo uumur, kui vana sa oled, sudik, tetanus, kas sind on tetanuse vastu süstitud ja nii edasi. Meil olid need väljendid seina peal, suheldes patsiendiga, nemad tahtsid meid mõista, meie tahtsime neile ennast selgeks teha. Asi, mis tuleb leida lahendus. Pakistanis oli situatsioon palju keerulisem, kuna seal on nii palju keelemurdeid, siis kolleegid Karachist ehk Lõuna-Pakistanist, kellega me koos töötasime, pärast üritamist kohalikega suhelda kohalikus keeles, loobusid sellest ja ütlesid, rääkige mis keelt tahes, nad niikuinii ei saa aru. Töötingimused. See siin on jäätmekäsitlus Pakistanis, Pakistani EMO moodi. See oli meie saabumisel selline pilt. Loomulikult koos meie logistikutega see asi paranes. Töötada tuli tihtipeale ka võõrastes ruumides, võõraste seadmetega, aga eesmärk oli aidata patsiente. Ja selline nägi välja see Indoneesia haigla EMO enne meie saabumist, mida siis pidasid kohalikud, ehk siis patsiendid olid tavalistel toolidel asetatud. Ja abi osutamine oli ka sellistel tingimustel võimalik.
usalduse saavutamine kohalikega, see on, nagu ma rääkisin, üks on keele küsimus ja keelebarjääride murdmine. Teine asi on see, et see on Pakistanist pilt, kus me kohalikega panime püsti kesterilisatsiooni kogu välihaiglale. Nemad leidsid seadmed, me aitasime neid üles panna ja käivitada ja kogu välihaigla sai oma steriliseeritud materjali sellest sterilisatsiooni-keskusest. Siin meil on koosolek, valitsuse esindaja on see naisterahvas, Save the Childreni esindaja, see mees on kohaliku piirkonna juhtiv arst ja see on gynekoloog Karachist. Siin me peame plaani, kuidas jätkata välihaigla ülesehitust. Ja rahvusvaheline koostöö teiste meeskondade ja organisatsioonidega. Selline silt oli siis Patagrammi välihaigla värava peal, kus siis näete, et siin on silt, kes siis väljas on. Et nende jaoks E-täht oli siin liiga palju, et me olime sellega nõus, me ei hakanud. Aga näete, UN, UNICEF on olemas, Save the Children ja nii edasi. Ja see oli siis see välihaigla, mille me koos üles panime. Mis asi on siis humanitaarabi? Humanitaarabi osutamine tähendab üldiselt tegutsemist ja abi osutamist selleks, et päästa elusid, vähendada kannatusi ja säilitada inimväärikust. Kas siis pärast looduskatastroofe või siis inimese enda poolt tekitatud kahjustusi ehk reeglina sõjalisi konflikte. Ja mulle meeldib need põhimõtted, millest humanitaarabi osutaja peab juhinduma. Need on siis humaansus, selleks, et päästa inimelusid ja leevendada kannatusi, kus iganes sa neid näed. Erapooletus, reageerida vastavalt vajadusele ilma igasuguse diskrimineerimiseta kannatada saanud rahvuste vahel või sees. Neutraalsus, ei tohi eelistada ühtegi osapoolt, ühtegi sõltumata ka sellest, kus sa oled, ka sellistes vaidlustes mitte, ning sõltumatus seejuures säilitades humanitaarprintsiipe. Sest tihtipeale on erinevatel osapooletel väga huvitavad soovid sulle või sinu meeskonnaliikmetele. Meditsiinimissioonid iseenesest jaotuvad kahte ossa. On olemas kiire reageerimisega missioonid, need on tavaliselt pärast looduskatastroofe või pärast suurõnnetusi. Looduskatastroofid on maavärinad, hiidlained, paduvihmad, suurõnnetused on selline nagu on metanooli tragöödia Liibüas. Ja on pikaaegsed missioonid nagu pagulaskriisiga seoses ja epideemiatega seoses. Ning missioonide eripärad on alati need, et meditsiinimissioonid on alati vajalikud sõltumata ajast ja patsientide kontingent sõltub ajast. Esimese poole juurde ütlen ma seda, et meditsiinimissioonid, nagu te aru saate, kui kohalik haigla on kokku kukkunud, siis ei ole vahet, kas sa jõuad sinna 3. päeval, 3. nädalal, sind on alati vaja, sellepärast, et kohalikud on ilma meditsiiniabita. Päästemissioonid on reeglina missioonid, kus pääste peaks jõudma kohale halvemal juhul 48 tunni pärast. Sest 96 tunni pärast ei ole tal seal enam midagi teha. Kui ta leiab rusude alt 4. või 5. päeval ühe elu ja seda näidatakse CNN-is või BBC's, siis sisuliselt on see ikkagi arheoloogia. Meil on selleks, et olla valmis ja paremini ette valmistuda, oleme me seadnud endale eesmärgid igaks õppuseks. Siin on need mõned välja toodud, aga ma ei peatu nendel väga pikalt. Aga tahaksin rääkida natukene sellel esmaspäeval loodud Euroopa meditsiinikorporatsioonist. Euroopa Liit on saanud aru, et tegelikult on meditsiiniteenus vajalik ja tema vajaduse järgi on üha suurem nõudmine, samal ajal pakkujate ring on üha kitsam ja pakutavate teenuste diapasoon on väga kitsas. Ja selles korporatsioonis on siis koos seotud kokku erakorralise meditsiinimeeskonnad, rahvatervise meeskonnad, mobiilsed biorahutuslaborid, meditsiinilise evakuatsioonivõimekus, meditsiinieksperdid, hindajad ja logistiline tugi. Erakorralised meditsiinimeeskonnad on need, mis lähevad sündmuskohale ja hakkavad osutama abi. Rahvatervise meeskonnad on need, mis jõuavad kohale ja hakkavad tegema nii-öelda osaliselt preventiivse tööga kohalike seas, et vältimaks halvast hügienist tingitud probleemistiku tõusu, et vältida nakkushaiguste levikut ja nii edasi. Mobiilsete biohutuslaborite teema tuli välja seoses ebolaga ja ebola kriisiga. See peab olema ja tihtipeale me näeme sündmuskohal meditsiinivõimekuse nappust. Üks näide Pakistanist, kui meil oli raskes seisus patsient, tuli kiirabi, mis käis kord nädalas, milles oli
puupõrand ja üks hapnikuballoon ja autojuht ja kui me küsisime, et me tahaks haiget saata, siis öelda, aga palun saatke, me ütlesime, meil on saatjaid vaja, aga teil on ju inimesed olemas. Ja kui ma küsisin, aga millal me oma inimesed tagasi saame, heal juhul nädala pärast, siis tuleb masin jälle. Et sellepärast on see korporatsioonis ka see evakuatsioonivõimekus sees ja meditsiinieksperdid ja hindajad on vajalikud selleks, et me suudaksime hinnata siis reaalset vajadust, kui suurt haiglat kuskil vaja on. Aluseks on tegelikult Maailma Tervishoiuorganisatsiooni poolt loodud meditsiinimeeskade klassifikaator, mis on siis jaguneb 3, on EMT1, EMT2, milleks me defineerime ka Eesti päästemeeskonna meditsiinirühma. Näeme me välja sellisena jaotusena. Need kollased telgid on meil praegu kasutusel ja jäävad esialgu. Ja on siis nii-öelda juba kõrgem etapp ehk 3. etapp. Siin on olemas nende sisu vahe. Põhimõtteliselt esimene etapp on see, et osutab päevast teenust EMO tasandil ja ainult EMO tasandil õist ei ole, palatite ööpäevast pidamise suutlikkust ei ole. Teine EMT2 on siis kirurgilise triaažiga, on olemas palatu suutlikkus ja on olemas günekoloogia sünnitusabi suutlikkus, anesteesia võimekus samamoodi, käsitleme kirurgiliselt haavade käsitlust ja olemas teised võimalused. Ja juba FMT3 on siis tegelikult juba selline reaalne suur välihaigla kõigi sealhulgas taastusraviteenustega. Ja siin on võimekused, patsientide hulgad ja meeskonna suurused. Ja tänasel hetkel liigub Euroopa selles suunas, et me suudaksime multirahvuslikke meeskondi hakata välja saatma. Minu visioon sellest asjast on nii, et lähevad välja erinevad tüüpi, kas siis EMT1 ja EMT2 lähevad kahjustatud piirkonda, nad jaotatakse erinevatesse kohtadesse ja siis nii-öelda tagasiside mehhanismidega, ehk siis küsitakse juurde, et sinna piirkonda on vaja kirurgilisi üksust juurde, sinna on vaja 2 palatikorpust juurde ja ehitataksegi välja nii-öelda suured kohalikud meditsiinisuutlikkusega haiglad. Selge on see, et nende haiglate puhul peab jääma teine etapp. Me ei suuda Euroopa meedikutega kunagi neid haiglaid jooksutada väga pikka aega. Multirahvuslikkuse põhimõte on tulnud ka sellest, et meil ei ole piisavalt spetsialiste, kes suudaksid roteeruvas korras kogu aeg käia seal ja olla. Meie tööandjad ei ole väga rõõmsad, kui sa oled ära isegi 2 nädalat, rääkimata 2 või 3 rotatsioonist. See on personaalne kokkulepe, mis saavutada. Me teeme selle nimel tööd riiklikul tasandil, et ka riik saaks aru sellest, et see on riigi visiitkaart, kui meeskond läheb välja. Nii. Siin on üks, millest ma mainisin, patsientide voog on erinev. Ma tahan seda näidata ajateljel just sellepärast, et kui räägitakse, et õppused on üles ehitatud sellele, et sul tuleb suur hulk traumapatsiente lühikese ajaga ja kui sa suudad nad ära ekseldada selle 36 tunni jooksul, siis on väga tore, sa oled nii-öelda valmis. Reaalne elu ütleb seda, et 7., 8., 10. päeval toimub patsientide voos suur nihe. Kui seniajani oli juhtival kohal traumapatsientide ehk otsest sellest looduskatastroofist kannatanud saanute arv, siis 7., 10. päevast tõuseb markantselt krooniliste haigete. Sest need ei kao kuskile, igas riigis on nad olemas, nende arv. Ja nemad hakkavad domineerima pärast seda 10. päeva, seda, kes sulle haiglasse satub. Oma ettekande lõpuks tahaks ma rääkida sellest tüdrukust. See tüdruk tegelikult on, minu teada on selle tüdruku nimi Mai Estonia. Ja see lugu on selline, et tema on Pakistanis meie opitoos esimesena keisrilõikega sündinud tüdruk. Kui meie ainus naisliige andis ta isale, see oli öö, siis isa oli väga tänulik ja ütles, et ta paneb oma lapsele nimeks Estonia. Me käisime pärast missiooni Pakistani peaministri vastuvõtul ja Pakistani peaminister tuli pärast ametliku osa meie juurde ja küsis, et kas see on tõsi, et teie olite Mai Estonia juures, sest kohalik ajakirjandus oli teinud sellest loo. Et sellised positiivsed mälestused, mis jäävad pärast missioone, on need, mille pärast tasub seal käia. Ma tänan teid tähelepanu eest ja kutsun noori selle peale mõtlema, et kui on huvi, siis tänasel hetkel on 2 kohta. Üks on ühineda valitsusväliste organisatsioonidega, nagu seda on Arstid ilma piirideta või Punane Rist, mille kõige suurem allorganisatsioon või kõige nähtavam on Red Cross Germany, kellel on oma suured värihaiglad.
Teine võimalus on ühineda Eesti päästemeeskonna meditsiinirühmaga, kus on noored ja asjalised arstid ja õed alati teretulnud. Ja mis seal ikka, minusugused ühel hetkel lähevad lihtsalt kõrvale. Ma tänan tähelepanu eest. Küsimusi saalist? Siin. Te lõpus mainisite ka, et noored võiksid ühineda ja tulla, aga millised on need peamised nõuded noortele ja nii õdedele, arstidele kui teistele meditsiinitöötajate või huvilistele, et just selle päästemeeskonnaga näiteks ühineda? No ütleme niimoodi, nagu ma mainisin, siis meil on esindatud teatud professioonid. Et on väga keeruline näiteks teatud professioonidele leida tööd, aga me oleme seda diapasooni järjest nagu laiendamas. Lihtsalt meie jaoks on alati trikikoht see, et sulle öeldakse, et meeskond on 42 liiget, siis öeldakse, okei, aga raha on meil 36 jaoks, nii et kärbi. Ja siis me nii-öelda jätame alles need polüfunktsionaalsed isikud, kes nagu on. Aga nagu ma juba kirjeldasin, meil on see läinud laiemaks, meil on anestesioloogid, EMO-arstid, kirurgid, ortopeedid, naistearstid, lastearstid, infektsionistid, me oleme kaalunud psühhiaatri kaasamist, aga see on trikikoht, see sama keeleprobleem, et sul ei ole mõtet võtta psühhiaatrit kaasa, kes ei räägi kohalikku keelt, sest siis me ei olegi nagu mingid. Ja õdede osas on samamoodi, et on igasugused õed on teretulnud, siin me ei ole seadnud nagu kriteeriumi, sellepärast, et meil on olemas oma palatikorpus, mida peavad siis need õed võib-olla, kellel ei ole nii palju näiteks anesteesia suutlikkust või emosuutlikkust. Et selles suhtes me oleme alati avatud noortele. Et jah. Mul on selline praktiline küsimus, et kas te olete ise selles kollases tõigis töötanud? Ja ma olen. Kuidas see kollane valgus seal teile sobib? Meil enne olid rohelised. Ja. Palju rõõmsam on nüüd. Nüüd on rõõmsam, jah. Et meil on vere kogumine samastes. Ma tean, jah. Kas need ongi äkki meie telgid või? No ütleme niimoodi, et ega me täpselt ei tea, kus see piir läheb, sellepärast, et osa on teie telke ja osa on pääste, sest põhimõtteliselt on ühest laost nad pärit, seda ma tean. Ja, ma mäletan, me lubasime neid Siilile ja me lubasime neid ka Itaaliasse. Ja just. Ja nüüd me küsime neid Kevadtormile. Aha, selge. Ei, lihtsalt ma mõtlen seda, et kui me parasjagu tahame verd koguda, et millega te siis lähete? Küsimus on selles, et me peame siis lahenduse leidma. Aga ma arvan, et see lahendus tuleb, et me ei ole nii suur riik, ja ma tean, et neid telke tahetakse juurde soetada. Selge, meie töötajad küll kaebavad selle kollase valguse üle, ma siis saan neile öelda, et aga päästjad ei kaeba. Ei, meie ei kaeba, me oleme väga rahul. Me oleme nõus pakkuma teile vanasid trelletelke, mis on rohelised ja palju masendavad ja võimedamad. Saalist rohkem küsimus ei ole, siis ma küsin ise praegu, et mainisite ka MSF-i muuseas ja see oli vist võib-olla 5-6 aastat tagasi, kui tuli MSF-i kohta välja ka üks dokumentaalfilm, mis näitas nende tegemisi erinevates kriisitsoonides ja üks asi, mis sealt läbi käis, oli väga tõsised psühholoogilised raskused, mis nendel arstidel võivad tekkida, et oli nii mõni, kes jättis pooleli üldse selle teenistuse, kes lihtsalt ei suutnud enam sellele vastu pidada. Kuidas teie kommenteerite selle asja psühholoogilist poolt just arstile? Eks see ole nagu tegelikult teema, et me ju kedagi vägisi ei võta. Ja ma võin öelda seda, et meil on olnud missioonidel niimoodi inimesi, kes pärast missioonigil käiku vastab küsimusele ausalt ja otsekohe, et rohkem ma ei taha. Ja on inimesi, kes käivad ära 1-2 lõpusel ja ütlevad, et see mulle ei sobi. See on kõik aksepteeritud, seda me ei tea ette. See on hoopis teine maailm, kuhu me lähme. Mul on olnud kolleegid, kes on öelnud pärast esimest Indoneesiat, et tulid puhkusreisilt tagasi. Siis ma olen alati soovitanud, et käige üks kord ära ja siis räägime edasi puhkusest. Et see tegelikult see psühholoogiline pinge tekib ja on igatahes. Osa saavad paremini sellega hakkama, osa mitte. Meeskonna jaoks on hästi oluline ühtsus. Me räägime, me jagame. Meil oli Pakistanis, me tegime suisa seda, et iga õhtul me istusime opitoas koos ümber laua ja kõik võisid rääkida suu puhtaks. Sellepärast, et see, mis seal räägiti, jäi sinna, jäi sellesse õhtusse. Järgmisel hommikul tuli alustada uuesti. Mingisugust pikka vihapidamist ei saa olla, sest sellega meeskond ennast demoraliseerib. Selles osas me oleme alati andnud inimestele võimaluse ei öelda, me ei ole kedagi sundinud
ja ka meil on see, et meil on ka liikmelisus kahes astmes, et kõigepealt saab liikmekandidaadiks ja kui sa oled ära käinud teatud õppustel, teatud koolitused läbinud ja siis tunned, et sa tahad edasi minna, siis sa saad kandideerida liikmeks. Kui inimene pärast õppusi ütleb, et see ei ole tema jaoks, ta ei taha sellistes tingimustes, mis iganes, me aktsepteerime seda ja keegi midagi, me kõik mõistame, me teame, mis see tegelikult tähendab. Ja samamoodi on MSF-iga. Ma arvan, MSF-il on samamoodi, nii palju kui ma olen käinud, et neil on küll tihtipeale suurtes kontorites olemas oma psühholoog, kes sind nõustab, aga see psühholoog räägib inglise keeles. Nii, aga rohkem küsimusi ei ole, nii et aitäh, doktor Paasma.